Elmo Nüganen. Vanad meistrid nägid tragöödia eesmärki hirmu ja kaastunde äratamises. See eesmärk oleks hea ka nüüd, kui vaid hirmu all mõistetaks hirmu inimeste ees ja kaastunde all kaastunnet inimeste vastu. Ja kui tõsine teater aitaks meil neid olukordi kõrvaldada, kus inimestel üksteise ees hirmu ja üksteisele kaasa tuleb tunda, sest inimese saatuseks on nüüd saanud inimene, on öelnud Bertolt Brecht. Elmo Nüganen lõpetas tehnikakooli rätsepana. Siis jäi talle niidist ja nööpidest väheks ja ta haaras teatri eesriidest. Sest inimese hingel on vaja maailmasid ja kujutluspilte, mis oleks materjalist, mis ei karda ei vett ega tuld. Tulge teatrisse, kui teil midagi paremat parasjagu muud teha ei ole. Tulge, saali uksed on juba lahti. Tulge vaatame meid. Kui vaadata näitleja Nüganeni, tundub, et kõik tuleb nii lihtsalt ja mänguliselt. Anna ainult 3 apelsini, kamaluga improvisatsiooni ja ongi olemas. Kui te näete siin kusagil rohelist pintsakut vedelemas koos portfelliga, siis tooge see minule. See on minu oma. Peale lavakat läks Nüganen Ugalasse, kus Kaarin Raid vaatas teda ja sai kohe aru, et see mees on lavastaja. Aastakümneid hiljem kirjutas Raid. Siiamaani on Elmo Eesti parim lavastaja. Samas reas Ehvrose ja Shapiroga. See oleks nagu üks kool. Aga kust Elmo selle kooli sai, seda ma küll ei tea. No, need Eesti mehed, noh! 90ndate alguses saabus Nüganen Tallinna noorsooteatrisse, nimetas selle linnateatriks ja pani niisuguse energiaga minema, et etendustele polnud pea kunagi pileteid saada ja nii 30 aastat. Nii juhtub, kui sügavalt südames istub soov iga uue lavastusega üllatada nii teisi kui ennast. Paljudele loomeinimestele on ju teada tunda see, et nii kirjutada, nagu ma olen teinud, ma enam ei taha, ei suuda, sellel pole enam mõtet, ma pean kuidagi edasi kirjutama. Sama tunnevad ka heliloojad, sama tunnevad ka lavastajad, et nad otsivad midagi sellist, mida nad veel teinud ei ole. Nad tahavad minna sellisele marjamaale või sellisesse seenemetsa, kus nad veel käinud ei ole. Sest ikkagi käia ühes samas metsas seenel kogu aeg ja veel peale teisi. Noh, eks ole.